Tere, tere! Mina olen Ülle London ja ma olen astroloog ja praegu hakkad sa kuulama jaanipäeva eri ehk vaatasin ise sinna taevasse, mis planeedid seal jaanipäeva paiku liiguvad, et see hakkas mind ennast ka huvitama, et mis energiad siis seal liiguvad ja meile siis saadetakse neid ja kuidas me neid siis saaksime ära kasutada. Et eks see jaanipäev ole selline tulepüha ja ta võib olla sel aastal natukene selline vastuoluline, nagu vahepeal tahaks nagu vaikselt võtta ja siis tahaks nagu üle lõkke hüpata. Ja jaanipäeva paiku ikkagi päike läheb ka sinna vähja märki ja toob meile ikkagi sellist lapsepõlve ja koduigatsust ja võib-olla vaatame, et kus me pärit oleme. Ja just see jaanipäev sel korral nagu tahab, et sa ise sisemiselt nagu soe oled ja sellist turvatunnet tahab nagu saata ja ka ausust sellel korral rohkem. Aga vaatasin veel, et mida siis Päike ja Marss ja siuksed suuremad aeglasemad planeedid, mis nad sel hetkel teevad. Ja ma ei ütle siin päeva kaupa, vaid see on selline üldenergia, mis siis seda jaanipäeva iseloomustab. Jaanipäeva ma vaatasin 21. juunist alates. Et Päike sekstiilis Marsiga, siis seal on vaja selline sisemine jõud, tahaks nagu läbi kiviseinte liikuda, aga tegelikult see päike ütleb siin, et ära pinguta, vaid sisemisest tundest liigu edasi. Ja ma näen, et kui mingi asi jaanipäeval just ei õnnestu, siis ära nagu nui neljaks. Seda järelikult ei ole vaja. Siis päikese kvadraat Saturnile ka ütleb, et mingisugune piir, mingi vastutus, võib-olla sellel ajal pead mingisugused struktuurid paika panema, aga võib-olla on ka see, et lihtsalt peadki vaatama, et kuhu sa selle tule teed, et see oleks turvaline. Või või pead sa valima iseenda ja mingisuguse seltskonna vahel, et millise seltskonnaga ühineda või keda külla kutsuda. Ja 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 seal ongi see, et sa julged kellelegi jah või ei ütelda, näitab sinu seda saturnlikku küpsust. Siis päikeseühendus Jupiteriga, mis ka sellel ajal on suur rõõm ja valgus ja laienemine ja selline küllus võiks olla, aga ma olen enne ka rääkinud, et Jupiter on niisugune kaval tegelane, et ta suurendab kõike, et pigem siin ta näitab, et näita teistele oma sisemist küllust, mitte seda, kui palju sa šašlõkki võid küpsetada, vaid kui hooliv sa oled. Siis Jupiter teeb kvadraati veel Neptuuniga, mis seal on selline udune ala võib tekkida, et need unistused võivad siis suureks minna, aga sina ise valid ja ära kuula siis teisi. Vali, mis sinule südamele on õiged, mis need on päriselt sa tahad, mida sa päriselt tahad nagu suurendada. Siis Saturni ja Neptuuni ühendus ka selline, Neptuun tekitab alati sellist segadust, unisust, aga ka ideaalsust või ideaali ja võib-olla ka liiga suurt sellist hoolitsust. Et siin võib-olla on see hea aeg, et sa teedki mingeid rituaale, aga tee neid siis täiesti nagu iseenda põhiselt. See on siis see Saturn, kes ütleb, et ära vaata teiste järgi, tee iseenda järgi. Siis
Marsi ja Jupiteri sekstiil lisab ka nendel päevadel siis sellist motivatsiooni, tahtejõudu, nagu tahaksid midagi suurt teha, aga samas ma vaatan, et jälle näitab ikka, et need kõik peavad tulema nagu seestpoolt väljapoole, mitte vastupidi. Et keegi ütleb, et no nüüd hüppa ja sina hüppad, vaid sina enne mõtled, kuhu ma hüppan, kõrgele ma hüppan, kaugele ma hüppan ja kelle pärast ma hüppan. Nii et need tegutsemised, ma näen siin selle jaanipäeva paiku on hästi sisemised tegutsemised, et endale jah ja teistele ei, kui sinu süda seda vajab. Nii et need taevased mustrid ehk kutsuvad sellisele natukene rahulikule ja teadlikule jaanipäevale ja et üks tuli peab meil alati iseenda sees põlema. Ja nüüd vaatame edasi. Mitte ei vaata, vaid mina räägin nüüd edasi siis vastavalt tähemärkidele. Esimene tähemärk siis jäär ja ma vaatasin, et kus pidada jaanipäeva, kellega pidada ja kuidas, ehk siis meeleolu ja tegevused, et kuidas need siis jääraga kokku lähevad. Päike on sinu 3. majas ehk sulle siis sobiks kodulähedane paik või sõbratalu või selline kõrval külla minna, et just selline kodulähedus, vennad, õed, lapsepõlvesõbrad, naabrid. Aga kuna jäär ise on ikkagi selline kiirustaja, siis võib-olla ongi, et vahepeal koos sõidate jalgrattaga või lähete sellist sõnajala õitu otsima ja hea on teha ka üldse nagu naabritega koos sinul seda lõket. Ja müstilise šamaani ennustuskaart, ma vaatasin, tuli sulle hinge otsing ehk ma näen, et see jäär tahaks seda turvatunnet sellel jaanipäeval nagu tugevdada ehk nagu ta tahab läbi teiste inimeste vaadata ja endale ütelda, mida ma väärtustan. Nii et puhka seal piknikutekil jäärakene, söö rabarberi kooki ja lihtsalt no vahepeal võid siis vaadata, et kui palju sul siis raha on kui sul see väärtuse teema üles tuleb, aga vaata enda ümber ja ole tänulik selle külluse eest, mis on sinu ümber. Armas sõnn, selle jaanipäeva sellised planetaarsed energiad sulle ja ma vaatasin, et kus pidada, kellega pidada ja kuidas pidada siis jaanipäeva. Ja sõnn, sinu päike on 2. majas ehk võiks ütelda, et sulle meeldiks ka seda jaanipäeva pidada ikkagi maal, sest see päike oli täpselt 2. ja 3. maja piiril seal, et oma talus kuskil pere ja kallimaga koos, aga see 2. maja ikkagi ütleb, et sa tahaksid natukene luksust ka, et võib-olla valid mõne veinimõisa, hoopis seal oled või tahad pakkuda hoopiski mingisugust gurmee sööki natukene teistsugust sellel jaanipäeval. Nii et see on täiesti teretulnud, et sa tahad nagu kõiki oma meeli hellitada, kuulata, vaadata, maitsta, katsuda, nii et lase rahulikult sellel heal paremal maitsta, ma ei tea, meisterda ka lillepärgasid, kuula head laulu, mängi ise pilli, kui oskad. Ja sinu müstilise šamaani ennustuskaart tuli
nõukogu ja ma vaatasin, et sul on nagu see mm, just praegusel hetkel, et sa ühtäkki tunned, kui hästi võiksid sa tunda enda kehas või saada aru, et see keha on minu tempel. Eh, ja sa tahad nagu igas oma keharakus hästi tunda. Nii et siia sobib ka veel lisaks, ma ei tea, aroomisaun või looduslik kehakoor ja sellised pehmed linased riided ehk hoolitse oma kehatempli eest nendel jaanipäevadel, siis hing, ütleme, saab ka sul rahulikult edasi töötada. Armsad kaksikud, teie jaanipäeva energiad ja ma vaatasin siis seal taevas seda päikest, et kus võiksid sa jaanipäeva pidada, kellega ja kuidas, ehk siis see meeleolu ja tegevused. Ja päike, kaksikud, on sinu esimeses majas ehk sulle võibki sellel jaanipäeval rohkem pinget pakkuda selline natukene suurem seltskond. Ma ei tea, kui kuskil on mingisugust suurem jaanituli, et sa tahad sinna minna, et kus ikka sellist laulu, tantsu ja võib-olla isegi tahad sellist nagu jutustamisseltskonda ja et hästi palju nagu seda informatsiooni oleks sul ümber, aga samas tahaksid sa ise ka olla siis see niisugune jutustaja. Et äkki sa tahad hoopiski korraldada viktoriine või tahad karaoket laulda, et just selline teistsugune tegevus pakuks sulle, võib-olla teed hästi palju pilte ja videosid tahad teha, nii et sa tahad nagu ise ennast, et sina oled ka nagu pildil kogu aeg. See nagu on. Ja sulle võtsin, armas kaksik, ka siis müstilise šamaani kaardi, mis ma küsisin just, et mida see hing siis nagu sel hetkel tahab. Ja võid vaadata oma unenägusid. Võib-olla just jaanipäeva eelnevatel, järgnevatel päevade või ööde unenägudel on mingisugune selgitus, millest sa ütled, et nüüd ma saan aru. Siis kui õhtul vaikus on, võib-olla on hea hoopiski mediteerida natukene. Aga just need unenäod, sul oleks vaja nagu neid unenägusid täpsemalt vaadata, võib-olla kellegiga arutleda, välja kirjutada, diktofoni lugeda, et need võivad olla natukene teistsugused. Armas Vähk, sinu jaanipäev. Vaatasin, et kus on sinu päike ehk kus pidada, kellega pidada ja kuidas pidada sellise meeleolu ja tegevusega. Päike on sinu 12. majas ja võib-olla tõesti tahad väga sellist nagu üksikut paika ja väga romantilist, et sobiks minna mere äärde või mingisuguse veekogu äärte ja vaikuses, kus mingisuguseid müra ei oleks ja saaks seda taevast vaadata ja seda tuleilu. Ja tahaksid sel korral võib-olla tõesti minna sellise väga väikese siseringiga, et 1-2 sõbranne või sõbraga või täiesti partneriga, et sellist intuitiivne ja intiimne see jaanituli sobiks sulle praegu ja võib-olla selline vaikne lõke ja siis käite salaja, mitte salaja, vaid te käite öösel ujumas ja võib-olla teete mingisuguseid tulerituaale, et see nagu hästi sobiks sulle siia, et selline tunne, et sa äkki tunned oma sees,
et nii tänulik olen selle üle, et mul on selline, et ma üldse ise selline olen. Ja sinu šamaani kaart, voog, vaatasin, et ongi selline, et no ma küsisin nagu kaardi käest, aga mida su hing soovib ja see hing soovibki sellist südameringi, kui sa vaatasid siin see ring, kuldne siin selja taga ongi, et sa tahad nagu jagada oma tundeid, oma võib-olla unistusi just selles väga väikeses siseringis, et sa julged nagu üldse välja ütelda seda, mis sul siin sees on ja sellepärast sa neid rituaale võib-olla või mingisugust, ma ei tea, soovide kirjutamist ja sellist, et sa tahadki pakkuda sellisele väikesele ringile, et ma vaatan, et see kaart läks väga ilusti selle 12. majaga kokku, et jagada sõpradega seda tänu ja tulevikku ja seda headust. Armas lõvi, päike on jaanipäeva paiku sinu 11. majas ja vaatasingi, et kus sul sobiks pidada jaanipäeva, kellega sobiks pidada ja kuidas millised meeleolud sul seal on. Et 11. majas on ikka meie selline natukene suurem tutvusringkond, et kõiki ei tunne, aga tere ütled hästi paljudele ja sulle sobikski sel korral siis selline natukene suurem avalik jaanituli või linnatuli. Tahad sinna minna ja tahad nagu neid teretuttavaid tervitada ja käega vehkida ja naeratada ja sellist suuremat sõprusringkonda soovid sa äh, äh, sellel jaanipäeval ja tantsu ja võib-olla isegi kui laval on tantsimine, siis noh, tundub, et sa oled võib-olla esimene, kes sinna lavale tantsima läheb. Ja ja võib-olla isegi oled sina see, kes sel korral aitab seda jaanipäeva korraldada ja ütleb, et ilutulestik peab ka veel olema ja sihukest, et äkki ise oled DJ ja sihukene hästi aktiivne soovid olla. Aga alati on midagi muud ka ja müstilise šamaani ennustuskaart küsisin, et mis sinu hing soovib, siis see vares ma vaatasin, et ta nagu läheb kokku selle 11. majaga, et sa tahadki praegu, see hing tahabki natuke seda tunnustust saada, et märgatud saada. Ja just sellepärast, et tegelikult sa oskad panustada. Et sa oskad targalt läbi mõelda, sul on suur süda sees ja sellepärast ongi see enda näitamine siin jaanitulel ka hingele päris hea, et sa tahaksid olla sel korral see jaanitule süütaja avalikult. Noh, nagu vares on, ega vares julgelt kraaksub, tal ei ole mingit probleemi sellega, et kõik ütlevad, mis sa kraaksud, see on tema hääl ja vot siin ka see hing tahaks nagu laulda ja tantsida ja näidata ja oma jälge jätta sellel jaanitulel. Neitsi, sinu jaanipäeva selline eksprompt lugemine ehk ma vaatasin, millises majas on sinu päike ehk kus sa tahaksid särada, et kus sa tahaksid jaanipäeva pidada, kellega sa tahaksid pidada ja kuidas pidada. 10. maja on ka kogukonna maja, siiski selline ühiskondlik maja ja pole ime, kui sa neitsi siis tahad sellises, ta võib olla ka täiesti niisugune suurem linna jaanituli või küla jaanituli, aga sulle meeldiks, kui see oleks nagu natukene rohkem organiseeritud, et seal oleks eeskava ja tantsijad ja siis oleks ansambel ja et seal oleks ma ei tea, DJ ja sellist
sobib ka, et kui näiteks kuskil mõisahoovis peetakse, see sobiks sulle ka suurepäraselt. Ja võib-olla tahaksid isegi nagu töökaaslasi sinna või noh, nagu teed reklaami, et kuulge, töökaaslased, tulge ka sinna ja aga sa võid ise olla ka mingil määral seal vabatahtlik. Et võib-olla te koos organiseeritegi ja kutsutakse sind kampa, et siis oleks hea, võta siis sina oled ju see praktiline, kes siis ütleb, et kuule, et me peaksime siia, et kui me tahame tasulise seda teha, et vot siin korjame siis raha, on ju. Et anna siis teistele siis selliseid praktilisi näpunäiteid. Ja sinu peale võib isegi jääda see, et vaadata, et kas ikka prügikastid on olemas, et sellist tööd sulle või et kas noh, kas on taaskasutatud mingisugused nõud ja vaatad nagu sellist asja ja sa tahad, et nii enne kui pärast jaanipidu siis kõik nagu korda jääks. Et noh, ma ei tea, kui palju sa siis ise seal jõuad pidutseda, aga natukene sellist organiseerimist siin võib-olla sul on ja kui sa isegi ei saa organiseerida, siis ära siis vaata niisuguse kõvera pilguga, et vaata, nad ei oska midagi. Aga sinu kaart, oih, Coyote, tõmbasin šamaani kaardi just sellepärast, et vaadata, mis see hing tahab, et üks on see, mis meil käed-jalad tahavad teha, aga mis see hing tahab, siis selle Coyote'iga, ega see loom liigub looduses palju ringi ja sinu hing vajab natuke sellist vaimset värskust. Midagi sellist, midagi uut ja huvitavat, et kui sul on näiteks seal jaanipäeval tuttavaid, siis võib-olla, kui keegi on mõnest teisest rahvusest, siis võib-olla ütled, et kuule, aga too enda toitu ka kaasa, et sa tahaksid nagu natukene teistmoodi, see hing tahab ja võib-olla sa satud just kokku mõne inimesega, kes reisilugusid räägib, juhul kui sa ise ei ole just reisilt tulnud, et sa ise pakud mingisuguseid reisijutte kellegile teisele, et sulle nagu sobiks praegu selline noh, ma ei tea, mõtete ja teadmiste avardamine. Kaalud, see on jaanipäeva lugemine sulle. Vaatasin, kus on sinu päike. Päike on sinu jah, kümnenda maja selles piiris. Nii et läheb sinna 9. majja. Just 10. ja 9. maja piiril on ta siin. Et vaatasin seda päikest, et kus pidada jaanipäeva, kellega, millise meeleoluga, milliste tegevustega sulle meeldiks siis tegutseda. Võib-olla midagi uudset tahad sa sel korral teha, sest see 9. maja ei ole selline tavapärane maja, et võib-olla mingi niisugune stiilne rannaklubi või hoopis oled kuskil katuseterrassi peal, leiad midagi teistsugust ja võib-olla ümbritsevad just mingisugused natukene teistsugused sõbrad sul, mingid sõbrad ja tahad hoopis mingit niisugust noh, ma ei tea, kokteilibaari, mingit erilist kokteili või niisugust nagu niisugust natuke esteetilisemat ja niisugust teistsugust asja võid sa soovida. Ja võib-olla isegi muusika on nagu tahaks, ma ei tea, džässi kuulata või mingi niisugune võib olla, et see selline teistsugune mõte käib peale, et ei taha sellist traditsioonilist pidu, aga kallim peab ikka ka olema silmapiiril. Ja sulle tuli šamaani kaartidest ohverdus, kus ma siis tunnetasin ja ka kaardi käest küsisin, et mida see hing sul siis sellel jaanipäeva ajal soovib, siis
siis see hing ikkagi tõesti tahtis natuke sellist intiimsust, sellist nagu partneriga jagada siis noh, ühist maitset või ühist emotsiooni, sellist. Nii et siin võib isegi olla, et kui sa oledki partneriga, siis võib-olla te kirjutate paberi peale oma soovid, millest soovite loobuda ja võib-olla just see, et millest ei soovi loobuda, et sellised väikesed mingisugused ühised tegemised, mida sa tahaksid nagu ise teha ja ka oma partnerile pakkuda, et just võib-olla see, et on hea kirjutada tõesti, et millest tahad lahti saada, et see on selline ohverduse teema tõepoolest. Skorpion, sinu jaanipäeva siis tegemised, et kus pidada, kellega pidada, kuidas pidada. Tundub, et võib-olla sulle sobib minna kuskile, ma ei tea, üle piiri Lätti või kuskile välismaale, aga mõnikord on ka tahtmine hoopis kuskile saare peale minna, et Saaremaale või Hiiumaale minna, et natukene sellist teistsugust. Ja pole ka ime, kui sa tahad hoopiski vahepeal sellist sihukest intiimset vestlust hoopiski, tahad nagu kaugemalt vaadata seda pidutsemist. Ja sobib sulle ka suurepäraselt sauna minna ja siis sa tahaksid nagu sihukest mingit saunarituaali seal. Või ma ei tea, tahaksid tulekõndi teha või midagi sihukest teistsugust sobiks sulle. Selline, et jääd võib-olla taevasse vaatama ja jääd lõkketuld vaatama, et sihuke natukene sihukene unistus ja selline, et ah, ma ei ole kunagi üksi ja õhkad sellise taeva poole ja mõtled, et kuhu veel minna ja mida veel teha. Ja just tahaksid ka nagu selliseid lähemaid sõpru enda ümber just, et ta nagu ütlebki, et nagu siukseid hingesugulasi nagu tahaks rohkem. Ja sulle, armas Skorpion, päikese šamaani kaart, mis ma vaatan nagu sellel hetkel nagu sihukest, et päike nagu tõesti särab silma sulle, aga selle äh, säraga nagu tasakaalustaks hoopiski see, et noh, et siin on see nagu valguse ja varju mäng sinu hinges. Et selline tunne, et noh, mitte nagu pooleks kiskuda, aga nagu tahaksid nagu rohkem äh, anda oma partnerile näiteks, et noh, see nagu natukene läheb ka kokku sellega, et kus kohas pidada, et sellist natuke intiimsemat ruumi see hing tahaks oma partneriga ja ka võib-olla selline ööujumine sobiks või käest kinni pikas heinas kõndimist, et sellist ta tahab nagu südame tervendamist, tahab just saada siin sellist hästi avarust. No aga proovi seda sellel jaanipäeval ja nendel päevadel siis võtta, armas Skorpion. Hambur, sinu siis jaanipäeva teemad, et kus pidada, kellega pidada, kuidas pidada. Ja ma vaatasin, et päike liigub siin just nagu kahe maja piiri peal ja siis ongi nagu mõlema maja teemad aktuaalsed, aga et sobib sulle võib-olla natukene selline ähm, eraldatud koht, aga samas tahad sa suurt lõket saada. Ja tundub, et sa tahad koos olla selliste inimestega, et võib-olla see
see pool aasta on olnud selline natuke keerulisem ja raskem ja sa tahad nagu kokku kutsuda just need inimesed, kes on sind selle aja jooksul nagu toetanud, kellega sa oled nagu koos kasvanud või noh, ma ei tea, mingid sellised teistsugused sõbrad võib-olla, kes on sul mentoriks olnud või kellega sa oled kooli lõpetanud või mingisugused teised sellised, mingisuguse ühe ala sõbrad, võiks isegi ütelda. Et seal tahaksid nendega koos olla ja ongi see, et kui te olete, noh, ma ei tea, kooli just lõpetanud, siis on jälle tahtmine mingisuguseid vihikuid sinna lõkkesse visata või kui on mingisugused, noh, ma ei tea, teraapias olete koos käinud või midagi koos õppinud, et siis mingisugust rituaali seal koos teha, et võib-olla seal tantsu ja trummi ja kümblustünni, et kuidagi sellist, et nagu palju erinevaid tegevusi, aga ja nagu seda suur tuli, aga see ring on nagu sinu valitud ring. Ja müstilise šamaani kaardi käest ma küsisin, et aga mida see hing sul tahab selle aja jooksul just siin, siis noh, väga noh, nagu toetab seda ka sinu keha sõnumit, et just selliseid pisirituaale nagu tahaks sinu hing, et võib-olla, et kui keegi midagi ütleb, selline tunne, et sa tahaksid nagu nipsu teha, et ahah, noh, et ahah, et see läks nüüd niimoodi ja kuidagi siuksed sinu enda väikesed pisirituaalid, mida see hing nagu praegu tahaks, et nagu paneksid tähele, et võib-olla tahad just korjata seal mingisuguseid ravimtaimi, sobiks siia ka, et tahaks mingit teistsugust teed teha, tahad endale pärga teha, tahad padja alla panna neid lilli, et selliseid just nagu sellist tervise toetavaid ja hinge toetavaid rituaale sulle siis, armas hambur. Armas kaljukits, sinu jaanipäeva lugemine siin, kus pidada, kellega pidada ja kuidas pidada, sellist võib-olla maahotelli või niisugust maakohta tahaksid, aga niisugust romantilist kohta, tahad nagu avarust enda ümber, vaadet just sellistele, noh, ma ei tea, niidule või heinamaale, et sa ei taha, et see avarus oleks noh, sa tahad, et oleks avarus ja et kui see lõkketuli on, siis ta peaks ka nagu sinu arust niisugune künka otsas olema, et mitte kuskil pimedas või niisuguses varjatud kohas, et selline suur avarus sobiks sulle. Võib-olla ka selline väiksem külapidu, aga kui sa tõesti oled linnas, siis võib ka jälle see, et sätiksid ennast kuskile kaugemale istuma, et sa nagu näeksid kogu pidu, nagu selline tunne on. Ja võib-olla sel hetkel, sellel jaanitulel tahad võtta näiteks oma partneriga seal kahekesi olla või siis nagu paaridena, et võtate veel, olete näiteks neljakesi või kuuekesi, aga et kõik nagu oleksid paaris. Selline tunne tuleb, et oleks nagu sobilik. Ja sellist natukene tahaksite ka sellist nagu traditsioone seal, et kui seal üks tants on, siis teete ikka ühe tantsu ka ära ja ma ei tea, et kui öeldakse, et on vaja üle lõkke hüpata, siis hüppad üle lõkke ka, et sellist natuke nagu koos tegemist sobib siin sellesse jaanipäeva. Ja sinu müstilise ennustuse kaart, siis ülemine maailm, küsisin, et mis see hing tahab sul siis praegusel hetkel ja nagu sellist väikest loomisrõõmu, nagu see hing tahaks nagu mängida ja improviseerida ja sellist uut armumist tahaks ka oma ellu saada, et
noh, tõesti see, et tahaks mängida üle selle lõkke, hüpata ja seebimulje puhuda ja natuke tantsida ja nii et noh, just sihukest lustlikku ja lapselikku tegutsemist tahab sinu hing, armas Kaljukits. Armas veevalaja, siin on sinu jaanipäeva lugemine, et kus pidada, kellega ja kuidas pidada ja sobiks võib-olla selline, võib-olla tahad, on sul mingisugune väike kogukond, ma ei tea, aiamajad on ümberringi, et seal tahad pidada või sul selline tunne on, et sa tahad ise organiseerida natukene ja võib-olla sa ise kutsud, oledki iseenda aiamaal või enda külas ja tahad sinna sõpru kutsuda. Ja ma ei imesta, kui seal tuleb hästi palju nagu sihukest natukene poliitilist arutelu ja ka võib-olla sellist tööarutelu, äh, ma ei tea, maailma päästmist, räägite taimetoitudest võib-olla või igasuguseid bioasju või noh, mitte vaid bio lagunevaid asju ja kuidagi sihukest öko-möko juttu tahaksite nagu ajada. Või noh, need teemad nagu kerkivad üles, et isegi kui ei taha ajada, siis ikkagi need teemad kerkivad üles ja, ja kuna kui see ongi nagu selline väike kogukond, siis te võib-olla arutletegi alguses, kuidas seda kogukonda nagu, ma ei tea, suurendada, ühtsemaks teha, mida veel koos teha, et selline võib-olla mõttearendus ja selline sobiks selline koostöö hästi sinna. Et nagu tahaksite mitte maailma nagu suurelt päästa, aga oma kogukonda nagu paremaks teha. See siis veevalaja, et selline pidu ja töö käib sul sel korral võib-olla käsikäes rohkem. Ja võib-olla oled sina see, kes hakib kartulit kõige rohkem või seisab kogu aeg seal šašlõki juures ja pakub teistele šašlõkki ja vorsti. Et selline ja pärast võib-olla natuke koristad ka ja siis sorteerid asju, et siin võib niisugune töine jaanipäev sul tulla, aga müstilise šamaani ennustuskaart sulle tuli iidsed, et küsisin kaardi käest, et mis see sinu hing nagu praegu tahab, siis miks sa võib-olla üldse selle kogukonnaga tegeled, siis sul hing vajabki sellist nagu turvapesa või sellist nagu ütelda, et aga siin on ju minu juured. Tuleb see hing ütlema, et ta nagu vajabki sellist kindlat maandamist, oma kindlat ruumi, sellist küpset pere enda ümber ja sellist noh, nagu sa tahaksid nagu esivanematelt ammutada seda jõudu, et edasi minna, nii et sa võid surnuaial ka ära käia ja kui on kellelegi küünalt panna, siis pane see küünal ja võib-olla satub sinu ette just keegi suguvõsast, kes sulle mingisuguseid vanu jutte hakkab jutustama, et kuula need ära, mida tal on sulle siis ütelda. Kalad, siis missugune see on, tähendab, see on sinu jaanipäeva lugemine, et kus pidada, kellega ja kuidas seda jaanipäeva pidada, vaatasin, kus see päike sul siis asub. Et sulle sobiks, armsad kalad, selline võib-olla natukene tahaksid sellist natuke teistsugust, natuke muinasjutulisemat kohta, midagi sihukest väga noh, tõesti sihukene järvekallas, ma ei tea, mingisugused lambid tahad kuskile riputada, sihukest natuke sihukest kuidagi kunstipärast ja väga loomingulist ja aga võib-olla on ka see, et sul ongi hästi palju selliseid just loominguga seotud inimesi, kellega sa tahad just nüüd jaanipäeva ajal aega veeta ja võib-olla just selliseid ideid omavahel põrgatada.
siia sobivad ka lapsed, kes ringi jooksevad, pillimehed, kes pilli mängivad, ja samas võib-olla on ka mingi niisugune inspiratsioonipuhang, et kõik võtavad, ma ei tea, puupulgad kätte ja hakkavad muusikat tegema, niisugust või ma ei tea, seal mingisuguseid mänge ümber lõkke ja hakkate lastele, ma ei tea, varjuteatrit tegema seal pimeduse hakul et selline improvisatsioon ja lend ja looming sobiks nagu kalad sellesse jaanipäeva suurepäraselt. Ja leia siis ka sellised loominguline ja fantastiline ringkond, kus või kutsud endale siis külla. Ja müstilise šamaani kaart tuli sul tuulekaart, küsisin kaardi käest, et aga mis see hing sul, et kas see hing läheb sellega kokku, mis sa teed. Ja see oli väga huvitav, kui ma seda vaatasin, et kui ma siin enne rääkisin, et see muusika nagu sobib, siis siin see hing ütleb ka täpselt, et võib-olla ta tahaks natukene, vabandust, et võib-olla ta tahaks natuke sellist hellemat muusikat, kui võib-olla jaanipäeval tehakse, et sellist, ma ei tea, flööti vaikset ja mis see on nüüd siis, harf, sellist õrna muusikat tahaks see hing kuulata. Aga, aga sa võid ju seda teha. Sa võid ka väga hellalt puupulkadega seda muusikat teha, et siin on see niisugune huvitav, et hing tahab niisugust natuke teistsugust ja õrnemat väljendust saada, kui võib-olla jaanipäeval me oleme harjunud. Nii et aga niisugune tunne, et kui nagu natuke väsitav on, siis ma ei tea, kui on seal järv, siis mine solista jalgupidi vees ja tõmba käega läbi selle vee niisugune ja võib-olla kui tulebki niisugune õrnus hetk, siis kirjuta muusikale sõnu ja luuletusi, et selline õrnuse hetk, see hing tahab niisugust natukene niisugust õrna olekut sul praegu. Aitäh kuulamast!